ei sisusta looduse mõtestamist teistmoodi. Ja kui ta ei sisusta seda teistmoodi, siis sünnivad täna inimesed, kes 30 aasta pärast ei mõista seda ikka. Aga see ongi asja olemus, mis tähendab seda, et järelikult ei ole sel moel kas mõeldud või on mõeldud, aga ei olegi soovitud, et inimesed, kes sünnivad ja kasvavad Eestis, saaksid maailmast laiemalt aru. Kas või sel moel laiemalt, nii nagu meie enda riik on sõlminud kokkulepped, mis tähtsustavad loodust, keskkonda, kliimat ja kõike muud. Et väga väikesed asjad, me ei tea kahjuks millised, aga võib-olla ka õnneks, võivad teha väga suuri muutusi esile tuua. Ja ma ise leian selles nagu väga suurt optimismi, et just need otsimised ja asjad, et kuskil võib olla selline asi, mis ühel hetkel nagu pöörab selle asja meil teistmoodi ja hakkab liikuma. Tegelikult sellest tunnetusest, et meie ümber on ökoloogiline küllus, ökoloogilise kitsikuse aega, et see peab tegelikult ümber defineerima kõik. Terve meie kultuuri narratiivi, mis meil on, see on suhteliselt paluline, aga ma ei näe nagu mingit teist võimalust. Kui ma räägin tervest kultuuri narratiivist, ma räägin majandusest, ma räägin seadusandlusest, ma räägin haridusest, sest paraku see pool, kõik, mis me räägime, see kultuuri narratiiv, mille kese on kasvamine, laienemine, suurenemine, see ei saa toimida ökoloogilises ruumis, mis on piiratud. See lihtsalt ei ole võimalik. Et siin on nagu põhimõtteline vastuolu loodusseaduste, ökoloogia põhimõtete ja meie ühiskonna toimimise põhimõtete vahel. Ja sellepärast mõtlen, et me oleme jõudnud siia punkti, kus hakkab toimuma see asi, et selge on see, et edasi ei saa, hakkavad tekkima pinged, need võivad olla sotsiaalsed pinged, majanduslikud pinged, aga me peaks nagu endale lahti mõtestama selle, et me oleme taolises ajas ja mulle tundub, et üks põhiline probleem, mis meie praeguses ajas on see, et kui me räägime kas või Euroopa Liidu rohepöördest ja kõigest sellest, et me proovime rakendada valmisolevaid retsepte, mis tegelikult enam ei toimi. Kui me räägime tehnoloogiatest, kui me räägime tehnoloogilistest rakendustest, no midagi ei ole teha, me saame seda lühiajaliselt kasutada, aga nii kaua, kui jääb selle ühiskonna põhimõtted, eks ju, majanduskasv, laienemine jääb paika, siis see on ainult võib-olla aja ostmine, mis on ka vajalik asi, aga kui seda ei teadustata, et tegelikult peab ühiskond tervikuna muutuma, siis me läheme raskustesse.